Me oleme siin selle suure tänava juures jälle, on ju. Kuule, aga vaatame veits ringi siin äkki või? Ja pood on nii seal otsas. Pood on seal taga või? Ahah. Purskkaevud. Hommikune muusika käib juba. Oi, aga siin on ju kohvikud avatud. Vist on avatud, jah. Kuule, aga äkki me võiks küsida kelle käest, äkki siin on mõni koht lahti, saab mingi saiakese või midagi võtta või? Küsime lihtsalt. Küsime. Ega küsija suu pihta ei lööda. Mida? Ärme pane lukku praegu, me ei tea ja vaata, kas me saame siia üldse. Tere! Kas te olete avatud või? Olete avatud juba või? Nii vara hommikul? Kuigi teil on kirjas, et teil on kell 12 alles või? No jaa, aga me tegime uksed ikka lahti ju. Päriselt või? Jaa. Kas teil... Oota, aga ma küsin, oota. Meil oli tegelikult plaanis minna ise koju pannkooke tegema. Kas teie arust pannkooke saab või? Hakkasime Tainas segama ja... Päriselt või? Aga mis kastmed või mis teil sinna peale käib? Meil on Kreeka jogurt, meil on täistera pannkookid mõnusal keegi. Me tuleme siia. Sobib sulle või? Me tahtsime vanaema pannkooke tegelikult kodus teha, aga kui teil on täistera pannkookid, siis me tuleme igal juhul siia. Kuule, super, me paneme rattad lukku. Kohvi? Jah. Me tahaks igal juhul kohvi, kuigi me oleme peaaegu ühe kohvi juba võtnud, aga kohvi ei tee. Kell 6 ei olnud kell 6 hommikul. Ei olnud. Aga me tahaks kohvi kindlasti. Teil on kindlasti väga head kohvi, mulle tundub. Tahate õues olla või sees olla? Täna on muidugi Tashkent, täna vist on mõnus õues. Isegi oleks mõnus õues ju. Kuule, tegelikult oleks mõnus õues küll, jah. Kuigi ma tahaks sees ringi vaadata, ma nägin neid. Tahaks sees ringi vaadata, jah. Kaali, mis sa tulid tegema nüüd siia? Kas sa tulid pannkooke sööma või sa tulid kleite endal ostma? Ma tulin pannkooke sööma. Kaali, mida sa üritad? Ma ei ürita midagi, ma vaatan. Kas need on mingid Eesti disainerite kraam või? See on jah, Mari disain, minu jah. Sinu disain? Jah. Väga tore. See on selline mõnus kleit, et ta näitab näiteks seda. Selle võtad sellise pika kleidi, aga tegelikult saab teda ka lühikesena kanda. Oi, sulle küll meeldivad need kleidid. Samamoodi nagu temal, et see on nagu pikk kleit ja siis sa tõmbad ta nagu siia pepu peale üles. Siis on nagu selline pusa. Vau! Ehk siis pusa kleit. Jaa, presskleit. Äkki ma teil on olemas. Jaa. Ma saan aru, nende saab pilte vahetada ka. Jaa, need on laste tehtud. Pildid ka, need on ise tehtud siin. Plasmassi neil ei luba osta ja randa viia, siis nad teavad sellistest asjadest. Sellised naistele ja meestele uniseks. Täitsa siis... et seda võib mees ka kanda või? Jube ilusad näevad välja küll. Natuke nagu siuksed... mida nõid võiks kanda, vaata siuke. Need on küll väga lahedad. Ei no siuke nagu nõia vaibiga inimene. Neid kannab rohelist. Ja vihmakindlad mantrid selles mõttes, et siin ütleme Haapsalus kannab jaanuarist jaanipäevani ja siis jaanipäevast jälle jaanuarini ja... Need on ülilahedad. Oda, ja mehed võivad ka neid kanda või? Meestele ka saab. Meestele me lihtsalt lööd paneme natukene allapoole. Okei. Meestel ei ole nii kõrget. Ma tahaks lihtsalt proovida seda. Nagu vaadata, et milline ma välja näen. Joome kohvi ära ja siis teeme. Sa pead jooma ka. Mis sa ütlesid kaadrina ainult lööme kokku? Ma joon seda. Õnneks ühte seda 5 Sireli jõit. Vaatame, kas me leiame. Aga mis sa siis teed selle Sireli jõiega? Siis ma teen niimoodi, alguses imen sealt selle piimakese välja. Tehakse ju nii. Väiksena me küll imesime kogu aeg Sireli jõites seda piima. Ma ei tea, võib-olla see on nagu ohtlik, võib-olla see oli mürgine. Aga mis ma teen? Söön ära. Minust süüaks ära Sireli jõis see, mis õnnekas on. Jaa. Pannkoogid jõuavad. Aitäh. Mis pannkoogid need on siis? Pannkoogid, siis täistele pannkoogid marjade ja kreeka juurtega. Super, aitäh! Aitäh! Ja see on Nata retsept, Nata on 11-aastane ise, siis ta
see on tema isiklik ja ta retsept. teeb kodus, isa õpetas teda siis pisikesest saadik, et kindlasti peab keefiriga tegema ja veidikene on ka rikottat seal sees, et sellised Vau. Aga ma arvan, et see õis peitub selles pannkoogis praegu pühapäeva hommikul. Ei ole midagi mõnusamat kui pühapäeva hommikul süüa üks pannkook. Need meenutavad kusjuures neid väikseid pannkooke, mida mu vanaema teeb. Ta tegi ka keefiriga pannkooke, neid pisikesi. Nii et vanaema pannkoogid lõppkokkuvõttes ikkagi. Nii, toit on söödud, pannkoogid olid väga head. Kaali, mida sa teed? Mis sul seljas on? kleit. Miks sul kleit seljas on? Sametine kleit. Sa oled sellega nagu väike printsess ikka, jah? Sama. Mis sa nüüd teed siis? Ma ostan selle ära. Võtad selle kleidi kaasa Ma või? võtan selle Haapsalust kaasa. Kantsimine on keerutamine. Mis sa endal veel võtsid nüüd? Ma võtsin endale vihma ja tuulekindla mantli. Sa näed välja nagu väike pisikene nõid nüüd. Ja sellega saab minna, see on metsavärvi, ma saan metsavärvi mantliga käia Tallinna linnas. Kas lähme ka välja? Oled õnnelik või? Jaa. Mulle see läks küll hästi, jah. See läks super hästi. Olgugi, et me ei leidnud seda Sireli õit, aga me leidsime, mis me leidsime siis? Me leidsime varandust. Palju ilusat varandust. Ilusaid kleite, ilusaid mantleid, mis on seotud ilusate kohtade ja ilusate inimestega. Toredad mälestused. Jaa.